täna pole lihtsalt Ameerika sünnipäev. Kui enamik eestlasi kuuleb sõnu 4. juuli, meenub neile ilutulestik, grillpidu ja Hollywoodi filmid. See on justkui kauge Ameerika kultuuriline import. Aga tegelikult on see päev palju enamat. See on ühe idee sünnipäev. Idee, mis kõlab lihtsana, kuid on maailma ajaloos revolutsiooniline. Riik eksisteerib rahva jaoks, mitte rahvas riigi jaoks. Ja ma väidan, et meie eestlased võlgneme oma iseseisvuse ja riikluse ideele rohkem Ameerika revolutsioonile, kui meile koolis räägitud on. Aastal 1776 oli Briti impeerium oma aja ülematu suurriik. Ameerika kolooniad olid selle kõrval kui väike ja lootusetu vastane. Aga nad ei leppinud maksustamisega ilma esinduseta. Nad kirjutasid alla iseseisvusdeklaratsioonile. Thomas Jefferson kirjutas sinna lause, mis peaks olema iga vaba inimese peas. Governments derive their just powers from the consent of the governed. Valitsused ammutavad oma õiglase võimu valitsetavate nõusolekust. Küsiksin teilt täna, kas tänapäeva eestlane mõtleb üldse sellele, kelle nõusolekuga teda valitsetakse? Või oleme harjunud, et võim on midagi, mis lihtsalt juhtub? Varem tähendas revolutsioon ajaloos peamiselt üht. Uus kuningas, uus dünastia, uus diktaator või uus vallutaja. Aga 1776. aastal öeldi midagi enneolematut. Valitseja pole riigi omanik, rahvas on. See üks mõte muutis kogu lääne poliitilise filosoofia. See oli hetk, mil alama staatus hakkas kaduma ja tekkis kodaniku staatus. Vaadake Eestit. Aastal 1776 olid ameeriklased väiksemad kui Briti impeerium. 1918 olime meie väiksemad kui Venemaa. Ja 1991. aastal olime me taas väiksemad kui Nõukogude Liit. Kõigil neil juhtudel otsustas tulemust mitte suurus, vaid tahe. See on suur õppetund igale väikesele rahvale. Sa ei pea olema hiiglane, et olla vaba. Sa pead lihtsalt teadma, mille eest sa seisad. Ja siin ongi suur vahe. Autokraatiates kasvab riik alamaid. Inimesi, kes küsivad, mida riik lubab. Vabariigis kasvatab riik kodanikke, kes küsivad, milleks riik üldse olemas on. Kas oleme veel kodanikud või oleme lasknud endil mugavusest alamateks muutuda? Ameerika ei eksportinud maailma mitte ainult Coca-Colat või džässi. Nad eksportisid põhiseaduslikust, võimude lahust, sõltumatut kohtuvõimu ja sõnavabadust. Nad eksportisid mõtte, et relva asemel on võimsaim tööriist valimiskast. Ka Eesti Vabariigi põhiseaduse juured ulatavad osaliselt samasse traditsiooni. On kaks arusaama patriootlusest. Esimene, et patriootlus tähendab lipu lehvitamist ja võimudele aplodeerimist. Teine, patriootsus tähendab oma riigi parandamist. Mark Twain ütles kunagi tabavalt, patriotism tähendab oma riigi toetamist kogu aeg ja valitsuse toetamist ainult siis, kui ta seda väärib. See on vaba inimese patriotismi definitsioon.
Poliitikud ei ole riik. See on ehk kõige olulisem punkt. Valitsus vahetub. Parteid vahetuvad. Ametnikud tulevad ja lähevad. Riik jääb. Kui inimesed hakkavad samastama parteid riigiga, hakkab vabariik muutuma õukonnaks. Ärge kunagi laske sel juhtuda. Ja miks on USA endiselt eriline? Mitte sellepärast, et ta oleks täiuslik. Ta on kõike muud kui täiuslik. Vaid sellepärast, et on rajatud ideele. Enamik maailma riike tekkis vallutuse, dünastia või religiooni baasil. Ameerika tekkis põhimõtte baasil. See on erakordne. Eestil ja Ameerikal on ühised väärtused. Meil on nii palju sarnast. Mõlemad sündisid suure naabri varjus. Mõlemad uskusid ise otsustamisse ja hindasid ettevõtlikkust. See pole juhus, et Eesti on olnud üks Ameerika lähemaid liitlasi. Me räägime sama keelt, vabaduse keelt. Ja vabadus vajab pidevat hooldust. Vabadus ei kao tavaliselt üleöö. Ta kulub natuke korraga. Rohkem bürokraatiat, vähem läbipaistvust, rohkem erandeid omadele ja vähem vastutust otsustajatele. See on hiiliv protsess. Kui me ei ole valvel, siis me kaotame. Mida võiks Eesti Ameerikalt veel õppida? Võib-olla mitte niivõrd poliitikat, kuivõrd kultuuri, kodaniku algatust, vabatahtlikku tegevust, filantroppiat ja tervislikku skeptilisust võimu suhtes. Terve demokraatia ei sõltu ainult seadustest paberil, vaid kodanike harjumustest igapäevaelus. Vabadus pole iseenesest mõistetav. Iga põlvkond pärib vabaduse eelmiselt, aga mitte ükski põlvkond ei saa eeldada, et järgmine selle automaatselt alles hoiab. 4. juuli ei ole lihtsalt Ameerika püha. See on meeldetuletus kogu vabale maailmale, et riik ei kuulu valitsejatele. Riik kuulub oma kodanikele. See oli tõsi Philadelphias 1776. aastal. See oli tõsi Tallinnas 1918. aastal. Ja see jääb tõeks seni, kuni leidub inimesi, kes on valmis seda põhimõtet kaitsma.